Samal ajal, kui üle 20 ühinenud organisatsiooni püüab leida ühiskeelt poliitikutega, valitseb kuluaarides terav rahulolematus praeguse rahastuspoliitika ja kultuuri vaeslapseks määramisega. Kultuuritahte esindaja Kristiina Reidolf rõhutab, et olukord, kus kultuuri osa riigieelarves pidevalt väheneb, ei saa enam jätkuda. Ja võib-olla kõige olulisem on just see, et kultuur ei oleks mitte marginaliseerunud situatsioonis, vaid üha tugevnemas rollis ja seda ka riigieelarvest vaadates. Ehk siis, et kultuuri osaga riigieelarves ei tohiks enam aasta-aastalt väheneda, kindlasti peaks ta ikkagi tõusma. Igapäevaseid kultuurikorraldajad aga vaevlevad kriisis. Kontserdikorraldaja Andres Puusepa sõnul on maksukoormus ja lisanduvad tasud muutnud suurürituste korraldamise peaaegu võimatuks, jättes alles liiga väikese osa piletimüügitulust. Me saame ju aru sellest, et kui sa maksad iga kontserdi pileti pealt ära üle 30%, see jaguneb siis 24% käibemaksu, siis piletimüügikeskkonnale maksad ära protsendi ja 5% veel Eesti Autorite Ühingule. Kui me räägime suurtest kontserditest, siis need käive tuletavad sinna miljonini ja veel suuremakski, et siis juba iga protsent hakkab tegelikult mängima väga suurt rolli. Konflikt ei piirdu vaid rahaga, see on isiklik ja poliitiline. Puusepp suunab oma kriitikanoole otse rahandusminister Jürgen Ligi pihta, leides, et ministri suhtumine meelelahutusvaldkonda on solvav, kui minister kutsub käibemaksuerandi soovi pulli sitaks. Isegi kui tema arvamus võib olla selline, siis sa ei saa ministrina seda väljendada igasuguste sõnadega, mis sulle meeldib välja oksendada, ja seetõttu ma arvan, et see ei ole lihtsalt nagu kohane. Kultuuritahe püüab vastata riigijuhtide argumendile, et rasketel aegadel on prioriteediks riigikaitse. Reidolfi sõnul on kultuur see, mis tagab tegeliku turvatunde ja riigi eksistentsi mõtte, olles samas ka majandusharu. Meie sõnum ongi see, et kultuur on parim kaitse. Ja ta on igas mõttes, ta on kindlasti omariikluse seisukohalt ja identiteediloome seisukohalt, aga samuti ka majanduslikust vaatevinklist vaadates kultuuri ja loomemajandus on väga oluline siis valdkond, mida riik peaks arendama ja tegelikult on ka kaitse seisukohalt oluline, et mingis mõttes võib öelda, et kultuur on selline sidekude ühiskonnas. Andres Puusepp, kes on toonud lavale Eesti suurimad staarid, tunnistab, et tegutseb praegu pigem hobi korras ja suurte võlgade kiuste. Mis meie riigis saab, kui meil pole üldse kultuurisündmusi? Kas me päriselt mõtleme sellele? Inimesed ei saa käia kontserditel, neil ei ole lihtsalt raha ja mina kontserdi korraldajana ma ei saa seda piletit veel rohkem allapoole tuua, sest ma niigi hävin ligi poolte kontserditega. Vaatamata skeptitsismil on kultuuritahe võtnud sihiks järgmised Riigikogu valimised, et kultuuripositsioon oleks praegusest tugevam. 2027. aasta Riigikogu valimised on ukse ees ja tegelikult on kultuuritahe kohtunud kõikide parlamendierakondadega, et just nimelt arutada kultuuri rolli valimisplatvormides, aga just selle mõttega, et kultuuripositsioon oleks tunduvalt tugevam lõpuks ka riigieelarves.